Mõne minuti pärast algab siin Eesti meistrivõistluste finaalseeria teine kohtumine, kus vastamisi kodumeeskonnana Tallinna FC Kosmos ning nende külaliseks Narva FC United ning esimene kohtumine eelmisel pühapäeval Narvas lõppes Kosmose 7-2 võiduga pärast erakordset lisaaega. Normaalaeg lõppes Narvas 2-2 viigiga, kusjuures kodumeeskond tuli siis 0-2 kaotusest välja viimasel minutil. Aleksandr Tarasikovi väravast viigistati seis, mäng läks lisaajale, aga lisaajal lõi siis Kosmos 5 vastuseta väravat ja võitis 7-2 ning seeläbi asus finaalseeriat 1-0 juhtima ning lisaks veel number 10 Maksim Aleksejev, väga hea vahelt lõige Narvalt ning on tulemas ka pealelöök ja ei ole sugugi mitte paha pealelöök Sergei Fjodorovilt. Proovib sealt läbi pugeda, Amosov mängib äärele, Aleksejev, jalad käivad kiiresti, aga löögile ei jõua selles olukorras Aleksejev. Nüüd on siiski võimalus ja sealt on esimene olemas ja Maksim Aleksejev viib 5. minutil Tallinna FC Kosmose seda mängu 1-0 juhtima ning Narva mehed proovisid mitmekesi ja mitu korda järjest seal Aleksejevit peatada, aga ei saanud sellega hakkama ning lõpuks Aleksejevil pettis veel ära ka väravavaht Medvedjevi, kes pettis ta siruli maha ning siis tõstis juba palli varba otsaga Pantelejev, kes tegelikult väravavaht ei ole väravas ja nüüd on ka Erik Grigorjev temaga silmitsi ja Grigorjev proovib tagumist reistnurka leida, aga Ostrov Pantelejev ja kaotab selles olukorras palli ja nüüd on selles olukorras ja siit tuleb Kosmose teine, kaotas Andrei Pantelejev rünnakul palli ning teenib sealt tagantjärele veel ka kollase kaardi, sellepärast et proovis seal selja tagant Kosmose meest maha tirida, sealt saab Narva endale teise vea ka kirja, aga see kõik on vähem tähtis kui see, et FC Kosmos asub seda mängu 2-0 juhtima 6,6 sekundit. Kas suudab Narva kuidagi ennast pealelöögini mängida? Tagant see pealelöök tuleb, aga Mark Poskin püüab ja sellega on esimene poolaeg ka lõppenud ning lähevad meeskonnad vaheajale teadmises, et tablool on kodumeeskonna FC Kosmose 2-0 eduseis, mis tähendab, et Kosmos lahutab meistritiitlist täpselt 20 minutit. Teine poolaeg on algamas ning Tallinna FC Kosmos alustab seda teist poolaega 2-0 eduseisust. Ja kauglöök Fjodorov. Ja nüüd Fjodorov saab siit punase kaardi. Nii on. Grigorjev, Šrubkovski ja 3-0 on olemas ja lööb Kosmos oma kolmanda. Arvuli ülekaal kasutatakse ära ning Mihhail Šrubkovski lööb oma teise värava selles mängus ja kolmanda meeskonna ja värava ning 27. minutil asub FC Kosmos seda mängu 3-0 juhtima. Jegorov ja Rustamov. Rustamov, aga ei saa meetri pealt palli tühja väravasse. Aga Pantelejevil on vaja kiiremini löögile jõuda, tal läheb praegu kogu aeg väga kaua aega. Osmanov, aga suurepärase tõrje teeb Mark Poskin, FC Kosmose väravavaht. Ta kaotab palli Grigorjevile ja nüüd on kaugel Poskinil võimalik lüüa ja latti tabab tolles olukorras Mark Poskin. Ja võtmas finaalseeriat lõpetavat võitu, kui nüüd Narva viimase 6 minutiga imet ei suuda teha, aga selle jaoks on neil vaja veel. Ja sealt tuleb 4-0 ning hat-tricki lööb Mihhail Šrubkovski oma kolmanda värava selles mängus. Šrubkovski lööb ning sellega peaks nüüd kõik olema ka otsustatud. Siit enam Narva välja ei tule. 4 väravat nad selle 5-53-ga ei löö, see on selge. Sellepärast, et kui senise vahel otsustada, siis ei ole seda lihtsalt kuskilt tulemas neid väravaid, eriti mitte 4, 1 vast veel võivad saada, aga rohkemat mitte. Finaalis väljakul käinud ei ole. Ja siin on Grigorjevil võimalus 5 lüüa, aga Rešetnikov teeb suurepärase tõrje Narva väravas. Aga sealt tuleb veel 5. värav ja Erik Grigorjev või saab selle värava
enda nimele Maksim Aleksejev, vabandust, Pavel Rubel. Seda saab nüüd korduse põhjal otsustada. Aleksejev, Grigorjev ja Rešitnikov. Nüüd on kõik selge, Narva veel kas proovib korra. Jah, proovis, aga ei õnnestu enam seal midagi ära teha, vaid on Kosmos selle mängu võitnud 5-0 ning seeläbi ka Eesti meistriks tulnud finaalseeria 2-0 võiduga. Ning väravad lõid täna Maksim Aleksejev 5. Mihhail Šrubkovski 19., 27., 35. ning lõpuks ka Pavel Rubel 38. minutil. Ja seal veel FC Kosmose suur võiduhüüd ja tants ning seal ei ole mitte ainult mängijad seda seal nautimas, vaid ka mängijate lapsed, naised, sõbrad, tuttavad, sugulased ning ka suur osa publikust on veel jäänud siia saali, et näha ära ka autasustamine. Ja sellega võib nüüd ka suur võidutants ja rõõmutants alata. Finaalseeria 2-0, mängud 7-2 ja 5-0 ning Tallinna FC Kosmos on 10. Eesti meister saalijalgpallis.